Vau. Ühesõnaga, tere ilusat neljapäeva. Eero tuleb aitab mul praegu auto tühjaks tassida, aga mina ühesõnaga lähen... Oi, palun vabandust, kallis. Api. Nii. Mina ühesõnaga lähen praegu Soome. Lähen toon enda ema, enda väikse tutika vennaga Eesti. Eero sarnaselt teistele kaasvõitlejatele on haige. Inglise keeles on niisugune väljend haige nagu koer, eesti keeles väga hästi ei kõla. Aga ühesõnaga ma olen 8 võitlejast ainukene, kes on hea tervise juures. Ühesõnaga, Eero. Tere kena esmaspäeva hommikut. Siis meil ongi nüüd jäänud ainult mitu päeva siis? 5 päeva, et saada valmis siis mustkarp. Vahumehed on ära käinud. Nii et nüüd ei ole muud, kui tuleb lihtsalt hakata kiirelt kõik asju seina laskma. Nii et lähme tööle, vaatame, mis seisus kõik on. Nonii, käes on... kohe vaatan. Käes on esmaspäev ja kell on 6:30. Mul on võimalus see nädal käia siis pärast kooli. Ehk siis meil on vahutatud seinad ja kaablid paistavad, aga seina millegagi kaetud veel ei ole. Eero on nüüd täna mõned tunnid lõiganud neid distantsiliiste, mis tuleks panna siis, kuidas ma ütlen, kipsi ja metallkarkassi vahele. Suhteliselt keeruline on siit midagi välja lugeda. Tegin siin oma vooluringi nalja. Siis kui sõber tegeleb ehitusega ja toob Hiinast 1 miljon kruvi sisse, siis meie skoorime ka endale mõned. Kas teeme ära täna? Kõik valmis või? Jah. Esimene samm nende paigaldamiseks on see, et tuleb puhtaks koorida kogu puitmaterjal, mis jääb sinna vahele. Tervist! Minu väike Erron. Mina puhastasin põrandat, tegelikult tuli välja, et hoopis oli vaja puhastada metallkarkassi need talad puhtaks. Talade värk peaks siis välja nägema selline. Ole kinni, jah? Saate? Puso. 3000 korda veel. Yes, vähemalt. Lõikame siia 219,5. Mõõdame kindlasti kõik järjest üle, et ei mõõda ühte ja ei lõika valmis lippe, sest need ei lähe kõik kõigile. Samale sae tood või? I am rocking this. Kinni jääb. Saab alati murda. Ja siis ei jää üle muud kui kinnitada see liist, mis sai siia mõõdetud. Rinnaga täiega peale. Tere! Tüütu töö on jõudnud. Kura! Retake. Uuesti või? Tere! Tüütu töö on jõudnud sinnamaani, et esimene kips läheb seina. Asetame need siis nende OSB tükkide peale, et vajalik kõrgus luua.
tead, pole hullu. Ma pahteldan kõik siledaks. Okei. Peab ülevalt pealt alustama. Alusta alt. Jah. Kui hirmus? Miks? Ma ei tea. Ei ole ikka ju. Me ei ole kruvidega kipseina varem ei ole jah. Me oleme ainult mördiga. Nii tihkelt paned või? Peab panema. Hooli mooli. Ja olemas. Kipseinas. Hup, hup. 2 plaati seinas. Taga. Saad selle üksi seina või? Jah. Ühesõnaga, minu tööpraktika kipsplaatidel näitab seda, et mitte alustada siit otsast täisplaadiga, vaid üks terve plaat lõigata pooleks ja siis on sellised tehasääred, et nemad siis 2 tükki omavahel saaks nagu kokku. Noh, looks amazing. Ise arvasin, et olen siin platsi peal hullult kasulik, aga Eero ei ole siiski väga igatsenud mind. Kasutab mind julmalt lihtsalt hoidjana ja paigutajana ja suunajana ja mitte väga töötegijana. Ära toeta. Ma ei saa ju aru, mis sa soovid minust. Kas hakkad ära väsima juba? Täiega. No jumal. Meil on nädal number 3. Mida sa aretad? On loogiline või? Jah. Tõstub või? Jah. Oh my god. Nüüd kui astud peale? Nii. Astu peale. Kas sina kakkasid siia? Ei kakanud? Sina kakkasid jah? Ma ei kakanud. Astun peale. Ära astu. Läheb lubaga äkki? Ei. Ei. Läks noh. Vanemate näljad. Väga. No okei, kui terve jalaga astud siis. No nii. Kell on 23:41. On nii palju või? Jep. Ja me hakkame lõpetama. Me saime lastud kõik distantsilistud siin selles konteineris seina, lahke veel mitte, ja päris mitu plaati ka seina, mis on hea. Lihtsalt keeruline on nüüd see, et Eero on siin homme üksi. Ja siis selle heitsin valmis. Jah, see on tänase päeva tipphetk, ma saan aru. Ühesõnaga, Eero on siin homme üksi, mis on veits keeruline. Aga võib-olla ta leiab äkki endale mõne abistava käe, kuniks mina õhtul tulen. Progress on toimunud. Need siin ja need siin. Aga nüüd me koristame enda platsi ära. Üritame siia endast parima võimaliku puhtuse maha jätta, sest praegu on sodi küllaga, et saaks homme värskelt minna kooli ja tulla ehitama. Aga näeme juba homme ja töö! Hommik, käes on teisipäev, hindamiseni on jäänud 4 päeva. Mul on selline vanadest sportimisaegadest seljavigastus, kus närv on jäänud diski vahele kinni. Ja aeg-ajalt see ennast tuletab meelde, aga nüüd tänane tööpäev peaks olema siis raskete kipsplaatide tõstmine, nii et vaatame, kuidas sellega välja tuleb. Eile õhtul panime päris pikalt, mingi peale 12 alles saime minema, nii et vaatame siis valges, mis me ära tegime ja mis meil täna vaja veel teha on. Juhu! Suitset. Jumal, kuidas sa tossad? See arvad, kas läheb seina ka või? Paremaks! Ja see on seinas! Jah? Kus mu fantastiline tõstuk on? Kas see laud on raskem kui kips või? Kergem. No nii. Kellake on juba 10:30. Kõik teised on ära läinud, jäänud olema ainult meie ja me lihtsalt mõtlesime, et väga ei hakka rohkem täna punnitama kui see, et paneme siia köögiseina oma USB-plaadid ära. Jah, paneme need ära ja siis saab homme sellega edasi minna.
ja võib-olla hakata juba välja siis laskma neid välisfassaadi jaoks brusse. Eero lõikab praegu pikkusesse neid veel. Aga ühesõnaga plaan on siis selline, et siin on üks plaat, teine plaat, kolmas plaat ja siis on see köögivärk meil valmis või noh, see sein. Et see on siuke hea paks, 15 milli ja peaks igasugu köögikapid kinni hoidma. Näpud on nii hääs, et ei saa lihtsalt näppe risti panna. No vaata, mis teeb. Sirulaats on natuke rohkem kui 165. Nii, tahaks neid on nüüd vaja. Kuidas palun? Tahaks neid on vaja kuulida nüüd. Eestimaa rahvas vaatab. Oi. Nii, hakkame neid purjonksi üritama. Mõtlesin, what? Jaa. Sinu poole. No nii, kell on 12:04 minutit, saime oma OSB seina. Mina saan rahuliku südamega homme jälle kooli minna ja loodetavasti Eero on siis väga-väga väle ja väga-väga produktiivne homme, sest tööd on palju ja ei ole üldse palju päevi minna. Esimest korda ma ütleks, et tekib juba siuke väike nagu hirm, et kas me jõuame valmis. Ma tean, et see ei ole nagu maailma lõpp, aga ikka ei taha nagu olla viimane. Aga seis on siis praegu, siit on kõik puhtaks pühitud, meie tööplats on puhas ja siis selline seis on praegu. Aga meie lähme magama ja näeme juba homme jälle. Ja tööd! No nii, kätte on jõudnud see aeg siis, kui hakatakse tõstma ja esimestena siis tõstavad mehed. Minul on suhteliselt lihtne, ma lihtsalt põhimõtteliselt väike müks ja see vahe siin on koos. Mina olen siin täna hommikul siis veits kipsi pannud ja veits OSB-d pannud ja nüüd ma mõtlesin, et ma teen siia vaheseina ehitan ära. Näed, kuidas onu keevitab või? Ohutus enne kõike või? Seda ei tohi otse vaadata, jah? Sorry. Ei, päris lahe on vaadata, kuidas keevitab, on ju. Vaata nüüd, onu paneb omale maski ette. Samal ajal, kui teised kasutavad kallist granat, siis mina palkasin 3 keevitajat, kes praegu oma jõududega tõmbavad selle paika. Kas sa nüüd mind näed või? Jaa, näen sind. Aga ma tahan ennast ka näha. Ei, no ei saa ju. Läheb ilusti koos, kõik ühendatud. Ja järgmine päevakavapunkt, mida ma saan üksi teha täna, on siis vaheseinte ehitamine. Meil on neid 2 tükki. Magamistoa oma on siis siin ja siis siin vannitoa ja köögi vahel on siis tavaline. Et tavaline terve sein ja siis uks mahub sinna sisse. Üks sein, vahesein valmis, järgmiseks tuleb siis siia vannitoa sein. Tegeleme sellega kiiresti ära ja siis võib-olla saame varakult õhtule. Mis see kell üldse on? Poole 9. No nii, õhtu lõpetame pidulikult kell 10:30. Kõik see varasem aeg, mis Eero on siit platsi pealt minema saanud. Nii et progress toimub. Ja, peace yo! Homseni! Tšau! No nii, aeg on seal maal, et saame kipsid lakke ära lasta. Minu suur soov saada ilma abita hakkama ei läinud ikkagi plaanipäraselt. Pidin sõbra appi kutsuma. Väga meeldiv.
Yes. See on puidupruvi, vaata. See ei lähe väljastpoolt läbi rõika, ei tule läbi pleki. Ehk siis tuleb neljase puuriga auk ette, sellega plekist läbi. See on täpselt keermejagu jääb sul vaata ruumi. Sellega augu ette. Ja siis paneme ülevalt ja alt ainult kahega. Ja pärast paneme siis pikka õigetega. Ja siis homme toome õiged need ja paneme... Õiget paneme ka. Vaatan. Väga ilus. Tegelikult saab küll tõesti väga hästi tehtud. Saad aru, kui see toimib praegu, siis mul ei ole sõna. Mis see? Päriselt või? What? Peaks olema, aine. Issand jumal, kui äge. Ja läheb, ja tema läheb. Holy moly! Okei, see ei ole üldse nii lihtne, kui ma arvasin. No nii, kell on saanud vahepeal 2 läbi ja 32 minutit. Oleme suhteliselt palju ära teinud, aga suhteliselt palju on ka homme hommikul veel teha. Lihtsalt Eero ei tunne väga seda, aga mina veidike tunnen, et me oleme tsipa teistest maas. Nii et tahaks anda hommikul endast parima, et tulla veel midagi tegema, aga Eero on ikka läbi nagu Läti raha. Ja no, abilised on vinged. Roovitus on meil siin tehtud, aga lähme vaatame, mis meil veel on progressi näol toimunud. Ta-ta-ta-ta. Siin hakkab juba koduilmet võtma. Tere! No jak see rohkem... Rooli siuke partipuper. Kõik on nii kõver. Ära tee nalja. Vaata, kui kaugel kõik on. Näed ülevalt või? Miks? Sest see on konteiner. Ei. Ei. Kallis, ei ole sellepärast kõver, see on sellepärast, et sul suruvad need kaablid sinna külge. Okei, aga hea uudis on see, et meil on Mitte midagi ei saa rääkida. Ühesõnaga, meil on vahesein. Ja meil on vahesein. Jah? Ja meil on siin lausa vannituba. Ja väike progress veel on see, et meil on veel roovitust. Kuigi peaks olema kõik tehtud. Siin seinas ka midagi tehtud. Ühesõnaga, seis on siis selline, et kõik ootavad koju minemist ja öist kebaabiringi. Nii et eks tuleb poistele anda seda, mis poistel pärast pikka tööpäeva õnnest puudu on. Aga tore. Kas oleme valmis lõpetama? Kohe. Meil on siin saates tekkinud juba selline nali, et eile oli tähtaeg. Ja ma näen, et Eero oli absoluutselt valmis eile juba lõpetama. Nii et kas sa saed veel selle ära ja siis lähme või? Ma ei tea, kas me jaksan lõpuni saagi. Sae. Sest me homme hommikul tuleme ja siis siia peab kohe niimoodi brrrt, üks kipsilükk peale minema. Oh, näe, läheb. Kuule. Kus pisarad on siis? Need on, ma ei ole täna piiskagi vett joonud. Issand, sama siin. Sealt ei olegi midagi tulla. Wow. No nii, kell on saanud vahepeal 3.02. Me polegi vist nii hiljasid varem lahkunud. 3.02. Keegi on väga imestunud. Ma ei tea, mis kellast ma siin olen. Jah, ühesõnaga, meil on siin
väga enda tööle uhke mees põhjusega ja meil on koda. Kui äge. Muidugi algus oli hullult tavar. Ja siis nüüd on niimoodi seina otsas kinni. Kas läksime? Palun. Jah. Kõht on tühi. Läksime sööma. Your treat. Tavai. Tavai. Siis võime minna. Ja tööd. Lähme Gloriasse näiteks. Ja tööd. Ja tööd. Tere hommikust. Tere hommikust. Kell on 9.01. Käes on järjekordne filmimise päev, mängude päev, rosettide jagamise päev. Kas täna on see päev? Ma just tahtsin öelda, et täna on minu jaoks see päev, kus ma kõikidest laupäevadest tunnen ennast kõikse ebakindlamalt. Okay. Mida mitte? Meil on nagu väga erinevad arusaamad Eroga. Tähendab selles suhtes mitte progressist, progress on toimunud. Aga mina olen hästi see, kes nagu võrdleb teistega. Ma ütlen, et me oleme naabritega omavahel rääkinud seda, et kas on hea siis, et me saame üksteise konteinereid näha erinevad siis eelnevatest aastatest, kus on korteri üks lukus ja that's it. Siis mina praegu ütlen, et mulle ei mõju see kuidagi halvasti, mulle hoopis mõjub see väga palju paremini, sellepärast, et ma näen, mida teised on teinud ja see on kuidagi nagu väga motiveeriv minu jaoks, et ma ei oleks eales lasknud eile kella 3 seal tööd teha, kui see ei oleks olnud selle nimel, et jõuda teistele lähemale või teistest mööda. Ehk siis mulle mõjub see hästi. Aga jah, näpuotsad on lihtsalt nagu täiesti paistes, nagu valus on. Ma ei saa nagu apelsini tükke üksteisest eraldada. Ehk siis väikesed, ma ei ütle isegi ületöötamisel, ma ütleks valede töövõtete sümptomid hakkavad tekkima. Aga tore on nendest õppida. Ma ei tea, kas ma õpin, tähendab. Ma jätkuvalt hoian tõenäoliselt näppudega kruvi kinni. Jah, ühesõnaga läheme sinna. Õed olid juba kella mingi 6 hommikul platsis. Aga läksime Ülemistele ja hakkame pihta selle toreda päevaga. On ju? Jaas. Nii hulga ei ole enää.